õhtust! Meil on väga hea meel kuulda, et me oleme neljandad, kes saavad siin sellist kena ja mõnusat õdusat pargikontserti anda. Ja ma loodan, et see on selline tõepoolest kena traditsioon, mis siin niimoodi varasuvisel või kevadisel ajal, kevad ei ole nii varajane, aga tundub, et suvi küll varajane sel aastal, et see on selline tore traditsioon, mis siin jätkub. Aga meid on ikka tõesti tõelise pargikontserdi ilmaga õnnistatud, ei saa aru. Sajab ja vahepeal on hirmus külm juba, aga võt täna õhtul jälle nii ilus, täiesti suurepärane. Igatahes me hakkame kuskilt otsast pihta. Teeme teile kõigepealt sellise mõnusa nostalgilise pala nimega Lendan.
tänu. Ma mõtlen, et selline meeleolu on siin kaunis rohelises pargis. Pigem mulle tundub selline romantilist tüüpi. Nii et jätkame sellise romantilisema muusikapalaga. Ja see on üks väga selline armas ja kallis lugu mulle umbes aastast, las ma mõtlen, 2007 või midagi sellist. Ja kannab see laul nime Üks kord. Südamest nõnda sulatad, mis tardud. Hinga mu sees, räägin sõnades, millest kadun pealiskaudsus. Kuula mu keelt, tunnete hilgus, õrn ja nii võimas.
Suur tänu! Teate mis, me kuidagi just enne siin lava taga rääkisime, et millegipärast viimasel ajal Lõuna-Eestis käimine on metsiku tempoga kuidagi selliseks tavapäraseks eluks saanud. Siim meil käib kogu aeg Tartus põhimõtteliselt, sest Siim on kuidagi otsapidi kogu aeg seotud kõikvõimalike ERR-i projektidega ja Tartu 2024 ja kogu aeg midagi siin toimub, ühesõnaga Siim peab kogu aeg Tartus olema. Raul on meil lihtsalt tartlane, teate seda, jah? Ja Raul on meil ju Tartu poiss. Nii et temal on siia pidevalt asja, on ju. Ja no me tegelikult käisime just, las ma mõtlen, millal me Lukel olime pühapäeval, on ju. Nii et selles mõttes pühapäeval Luke ja kolmapäeval juba siin Tartu kesklinnas, eks ole. Et ei, meile meeldib. Ilm on siin ilus ja inimesed on siin Tartumaal alati metsikult soojad ja sõbralikud, nii et meil on ainult hea meel, kui me siia tihtilugu satume. Aga ma mõtlen, et järgmiseks me võib-olla teeksimegi sellise krapsakama ja rõõmsameelsema loo, nagu te tartlased olete ka sellised mõnusad naeratushuulil minu arust kogu aeg. Nii et teeme laulu nimega Olgu nii. Suur tänu! Järgmise loo puhul on meil võimalus rännata ikkagi päris ammustesse aegadesse ja ma räägin umbes aastast 2004 ja see on see aeg, kui Inese bänd sai alguse
ja ühtlasi oli see aeg, kui härra Saller kirjutas inimesele muusikat. Ja tegelikult on sellest ajast ikkagi päris palju lahedaid lugusid, mida me väga hea meelega esitame. Ja üks nendest toredatest lugudest on näiteks Pisut üle 100, mille me täna ka kavasse võtame. Nii et uskumatu küll mõelda, et 20 aastat on vahepeal mööda läinud, aga aeg kipubki väga kiiresti minema. Mida rohkem seda aega on selja taha jäänud, seda enam sa vaatad, et kuhu see aeg küll on läinud. Aga samas Hendrikuga just siin kohtusime issand, mis päeval see oli, laupäeval või reedel saime ühisel laval kokku ja ma mõtlesin, et ta pole üldse vanemaks jäänud. Loodetavasti ta arvab minu kohta sama. Aga igatahes olid need toredad ajad ja lahedad lood, mis said kirjutatud, et Pisut üle 100 võiks siis täna õhtul ka kõlada. Vaatame, mismoodi see meil 20 aastat hiljem tuleb välja. Järgmiseks me teeme teile ühe natsa värskema loo. Me küll rändame tänase kontserti jooksul sinna vanadesse aegadesse veel tagasi ka, aga praegu üks vähe selline uuema tüübi lugu umbes 3 aasta tagusest ajast. See oli vist koroonaaeg, kui see lugu meil välja tuli või midagi sellist. Isegi enne need ilusad ajad, mis olid enne koroonat. Enne seda, kui mul juuksed välja hakkasid kukkuma ühesõnaga. Aga
see on täiesti normaalne, et ma vahepeal mingit totaalselt rumalat juttu mikrofoni ajan, selles mõttes, et Siim ja Raul on sellega harjunud, ma loodan, et te tänase sellise väikse armsa kontserdi jooksul harjute sellega ka ära. aga igatahes see on väga armas lugu ja tegelikult Rauli ideest alguse saanud lugu, nii et kõik, mis tahta võim. Sajab tundeid sellel täiskuu ööl, pole lõppu ega algust, siin on kõik, mis tahta võim. Sinu silmi näinud ma, need on kaugelt tuttavad, seal on öö ja neis on varm, nad on loodud hiilgama. Sa ju tead, et loen su mõtteid, sinu tunded minu käes, vahel kiitmatute võitel korjan ma ja näen, leevenda mu petetud hinge. Jahuta mu tulised tunded, varjuta need hõõguvad palged. Puuduta nii, et jalge alt kaob liik, sajab tundeid sellel täiskuu ööl, pole lõppu ega algust, siin on kõik, mis tahta võim. Anna juurde, täna kõik on ees, selles hetkes me ei kordu, sa oled kõik, mis tahta võim. Olen peidus hoidnud maad, nii on veendunud su poos, vahel tundeheitseid värve, mida päevi välja toob. Kogun kaasa leitud pilde, oma maailma ma loon, sinu jälgedesse heidan, täida vaikusoov, leevenda mu petetud hinge. Jahuta mu tulised tunded, varjuta need hõõguvad palged. Puuduta nii, et jalge alt kaob liiv, sajab tunded sellel täiskuu ööl, pole lõppu ega algust, siin on kõik, mis tahta võim. Anna juurde, täna kõik on ees, selles hetkes me ei kordu, sa oled kõik, mis tahta võim. Sa oled kõik, mis tahta võim. Sa oled kõik, mis tahta võim, leevenda mu petetud hinge. Jahuta mu tulised tunded, varjuta need hõõguvad palged. Puuduta nii, et kaob jalge alt liiv. Nii, aga nüüd täpselt ongi see koht, kus me pärast sellist põgusat tänapäevast käiku lähme tagasi vanematesse aegadesse ja teeme teile laulu Aarete saar. Ja ma väga hästi mäletan, kui Henrik selle loo esimese tekstiversiooniga minu juurde tuli, siis see oli päris huvitav tekst. Seal olid mingid BMW-d, mingisugused muud automargid ja igasugused muud moebrändid teksti kirjutatud. Ja siis ma kuidagi vaatasin seda asja ja mõtlesin ja kogusin ennast ja ütlesin Henrikule, et tead sa, et see hästi ei lähe. Et ma tunnen, et see pole päris mina. Ja Henrik oli nii kena ja võttis kenasti mind kuulda ja tegi täitsa uue teksti sellele laulule ja nõnda see sobis ka kohe see teine versioon. Nii et nüüd me siis kuuleme seda, millega ma lõpuks rahule jäin ja see on tegelikult täitsa tore lugu. Ja Aarete saar. Miks on minuga nii, et hinge põhjatu käes?
et midagi puudu jääb, pole pilvedes hõljunud, ringi käin poole peal ja liikunud poole mäed. Miks on siiani nii, et päris hästi ei tea, et keda ja miks ma näen, kes küll süütaks mullegi, kes sulataks jääb. Kui tume on taevas, siis sellisel päeval sind otsin ja ootan ja rahu ei saa. Ma meeltel ei heida, sind lõpuks pean leidma, sest meil kõigil on kuskil oma aretesaal. Elu sinisel merel vaikselt toksub muulaen ja päevale järgneb päev. Ootan, millal saab läbi mu valutuva aeg. Kõik muutuks kui päevapäev. Miks on siiani nii, et ainult läbi käib aeg? Ta kunagi seisma ei jää, mida elu on ilma õige asjata väär. Kui tume on taevas, siis sellisel päeval sind otsin ja ootan ja rahu ei saa. Ma meeltel ei heida, sind lõpuks pean leidma, sest meil kõigil on kuskil oma aretesaal. Kui tume on taevas, siis sellisel päeval sind otsin ja ootan ja rahu ei saa. Ma meeltel ei heida, sind lõpuks pean leidma, sest meil kõigil on kuskil oma aretesaal. Kui tume on taevas, siis sellisel päeval sind otsin ja ootan ja rahu ei saa. Ma meeltel ei heida, sind lõpuks pean leidma, sest meil kõigil on kuskil oma aretesaal. Just. Vot selline on tõenäoliselt see umbes võib-olla top 3 selline number 2 lugu, mille Hendrik meile kirjutas, ja selles top 3 kohe kindlasti number 1 lugu on see järgmine lugu, mida me teile hakkame esitama. Ja ma väga loodan, et siin Virolis ikkagi on laulurahvas, et selles mõttes, et kuidas tunne on, et võiks natuke laulda ka, on ju? Ma olen näinud siin juba suid käimas küll teatud laulude puhul, nii et see järgmine lugu on täitsa kindlasti teile tuttav. Seda on lihtsalt nii palju raadiotes kedratud ja ega me isegi pole, ma arvan, ühelgi kontserdil läbi saanud nii, et seda lugu ei esitaks. Ikka alati on tulnud see lugu ka ära teha. Ja selles mõttes vaatame, kuidas meil läheb, et proovime laulda ka, on ju. Kell on küll suhteliselt varajane, aga samas
ma tean, et Tartu inimesed on megamusikaalsed ja laulavad väga hästi. Nii et ma olen täiesti veendunud, et sellest tuleb päris kena koos laulmine meil, nii et hakkame otsast minema ja vaatame, mis sellest asjast välja tuleb. Iseendale haiget tegin teadlikult ma. Lihtsalt proovisin õnne, kas siin endale saan. Kas ma saan, mida tahan, nagu harjunud ma. Kõik see pidi lihtne olema. Väikest hiirt ja kassi mängisin nagu peab. Sinnamaani läks hästi, kuni langesin lõksu, mille sinule ma ise olin välja mõelnud, valmistanud ja üles jäänud. 15 magamata ööd olen sõdinud endaga, teinud suurt ja julma tööd, et mu süda vabaks saaks. 15 magamata ööd olen palunud ennast ma, kuid sust lahti ma ei saa. Hing on haige ja puru, uluks palust kui loom. Mitte keegi ei usu, et nii on minuga lood. Laudun tõeliselt halva, olen kaotanud pea. See sai ainult kasuks sulle, mida kõike tegid mulle. 15 magamata ööd olen sõdinud endaga, teinud suurt ja julma tööd, et mu süda vabaks saaks. 15 magamata ööd olen palunud ennast ma, kuid sust lahti ma ei saa. Tahaks hoida sind enda juures, tahaks saada sind veel ja veel. Tahaks teada, et mida sa mõtled ja mida minuga teed. 15 magamata ööd olen sõdinud endaga, teinud suurt ja julma tööd, et mu süda vabaks saaks. 15 magamata ööd olen palunud ennast ma, kuid sust lahti ma ei saa. No nüüd on teie kord ka natuke laulda. 15 olen sõdinud, teinud, et mu süda. 15 olen palunud, kuid sust. Kuulge, mega hea, laulame nüüd ainult 15 magamata ööd, pikad ööd. 15 15 suurepärane, kuulge, teeme refrääni veel. 15 magamata ööd olen sõdinud endaga,
oli väga-väga armas, täpselt siia Viroli parki sobiv selline volüüm ja väga kaunid, täpsed noodid. Ilus, ma midagi vähemat üldse ei arvanudki, et siit publikust võiks tulla. Järgmine lugu on võib-olla kadutav, nii et ka seda võib kaasa laulda täiesti vabalt. Aga kes püsti seisab ja tunneb, et on juba puusad natukene õõtsutamises soojas, siis vabalt võib kolme peale väikest sellist valsirütmi tatsata. Sest et järgmine lugu on meie ainus lugu, mis on kolme peale. Meil ei ole valsse ju rohkem siin, on ju? Ei ole, jah? Ja ma arvan, et ma ei oskakski valssi kirjutada. Ei ole, on ju? Ei ole valssi meil rohkem. Ma ei oskakski, ma arvan, valssi kirjutada ja sellepärast see järgmine lugu, see ei olegi minu lugu. See on hoopis Mihkel Raua lugu, sest Mihkel oskab, nagu te aru saate, valssi kirjutada ja oskab väga hästi. Sest et see on tõesti üks imeline lugu, mis kuidagi on lendu läinud ja vahest mulle tundub, et kõik teised artistid esitavad seda lugu rohkem, kui meie jõuame esitada, aga see on ainult kompliment. See on ainult kompliment, et ka teised on selle loo üles leidnud, sest et seda kuud meile meeldib otsida kõigile vist, kas ülekantud tähenduses või otseses. Igatahes vaatame siis, kus see kuu meil kulgeb. Pöörad, saab tänasest möödunud aeg. Tumedam veelgi on värv meie pööningul lael. Aeg-ajalt näib, et armastus surmaga kõrval käib. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Kus kulgeb kuu, on õnnu, kui peatud sa. Kus kulgeb kuu, kas kuuled mind, ma ei tea. Silm kinni vajub, ka siis, kui ei olegi und. Külm sisse murrab, mis sest, et ei sajagi lund.
Suur tänu. Jaa, Mihkel on väga ilusaid lugusid kirjutanud. Lahe on see, et ta ikka aeg-ajalt kirjutab. Vahepeal ju Lennale tuli nii mis kole, kohe selliseid, nii mis kole, imeilusaid lugusid. Et ta on ikka endiselt kõiksugustel väljadel ja tegutseb aktiivselt, see on ikka tore küll. Aga ma mõtlen, et järgmiseks me võiks teile esitada võib-olla meie kõige värskema pala, sest et me olime ka eelmisel aastal tublid, kuigi meil oli natukene ka selline raske aasta, meie kallis sõber ja meie bändi manager läks parematele maadele sinna kusagile kõrgemale pilvetest ülespoole vist. Või jumal seda teab, kus ta täpselt läks, aga vähemasti kuidagi pani see meid muusikat kirjutama ja me saime ühe uue loo valmis ja meil on hea meel teile seda ka täna õhtul esitada. Taevas on selle laulu nimi. Õhus on tunda midagi, see kleebib su külge kuidagi. Tuledes teekond kuhugi, sealt tagasi ei saa kunagi. Kõik oli selge nii kui nii, ei kõlanud huultelt sõnagi. Midagi muud ei olnudki, vaid liplikad koidus teha nii. Läbi külma siidikleidi peegel pildis sinule. See tunne viib meid, see tunne viib meid, tunne viib meid, see tunne viib taevesse. See tunne viib meid, see tunne viib meid, tunne viib meid, see tunne viib taevesse. Hoian sind mõtetes, siin kuulud vaid minule. Hämarad aknad õunas sellest kõrveta, kuni suuname. Süda tume punased helgi, läbi külma siidi. Tunne viib meid, tunne
suur tänu! Ja ega endal on ka väga tore niimoodi värskeid lugusid mängida. Meil nii harva tuleb midagi uut välja, nii et selles mõttes on meil ka alati pidupäev, kui midagi sealt stuudiost sellise tervikloona valmis välja saab anda. Aga järgmiseks me teeme teile ühe sellise, mingi teibi issue on meil siin. Siim on nii hoos täna siin Piroli pargis lihtsalt, et niimoodi klahvipedaal tahab lendu minna. Mis toimub? Sa tunned ennast Tartus lihtsalt nagu kodus, on ju. Sa käid siin nii tihti, et siin on nii mõnus ja kodune olla, et võiksime sulle mingi korteri siin võtta või midagi sellist, on ju. Tagumine aeg ja nii ta on. Aga ma mõtlen, et me teeme järgmiseks sellise loo klassika aastast 2007 ja meie albumi nimilugu sellest aastast. Kui kellelgi midagi hingel, siis võimalus kohe nüüd järgmise 4 minuti jooksul ära kustutada, sest et loo nimi on Kustutame vead ja me ise siin kõikidel kontserditel kogu aeg muudkui midagi kustutame, nii et te saate nüüd ka siis selle võimaluse. Kustutame siis ära, mis hingel on. Kõigil hea, et meil
No nii, vead on igatahes kustutatud, kuigi siin tundub küll täiesti selline veatu publik ja te tundute lihtsalt sellised õitsvad ja ilusad ja suvised juba, nii et selline tunne on küll, et täitsa plekitud. Aga ma mõtlen, et meie kontsert, mis on kuidagi väga tempokalt läinud ja kiiresti läinud, aga heas seltskonnas alati ajad läheb kiiresti. Ma mõtlen, et jätame siia kontserdi lõppu siis sellise krapsaka ja riukaliku laulu natukene, miks mitte juba kolmapäeva õhtul natukene ikkagi see asi siin käima tõmmata. No nii palju, kui trio koosseisus on võimalik asju käima tõmmata, et meil ju trumme täna siin ei ole, et kui oleks trummid ka, siis saaks korraliku peo, aga niimoodi Rauli ja Siimuga on selline rahulik käima tõmbamine, on ju. Igatahes meil on olnud väga tore ja meil on hea meel, et me oleme nendest pargikontsertidest siin osa saamas ja osa sellest väikesest traditsioonist. Aga enne kui me viimase lauludeni esitame, siis ma paluksin sellist sooja ja sõbralikku aplausi tüüpidele, ilma kelleta midagi ei toimuks. Bändi tegemine üksinda on võimatu, pole lihtsalt võimalik, see pole bänd. Kui sul ei ole teisi inimesi laval, siis on soolo. Ma ei tea, kuidas seda asja nimetada, kui ei ole inimesi rohkem laval. Igatahes meil on bänd ja kõige tähtsam inimene ongi minu alati paremal käel, teie jaoks vasakul käel inimene, kes on olnud nagu minagi juba 20 aastat Inese bändis, nii et palun tehke suur aplaus põhimõtteliselt Tartu mees Siim Mäesalu. Vähemalt aastal 2024 sa oled Tartu mees. Vaatame, kuidas järgmisel aastal läheb, kas sa käid siin sama tihti siis, kui enam kultuuripealinna tiitlit siin ei ole, aga mine sa tea, võib-olla tõesti hakkab nii meeldima, et käid edasi. Aga Rauli puhul ei saa öelda, et peaaegu Tartu mees, vaid ongi Tartu mees. Ma ei tea, kas kõik tartlased on nii hajameelsed kui Raul, aga Raul kahtlemata on hajameelne, sest need kõrvamonitorid ja värgid, aga ta on muidugi kidramees ka. Kidramehed on selline eraldi liik inimesi. Et neil lihtsalt juhtub igasuguseid asju kogu aeg. Aga see on armas ja meie armastame Rauli väga kõikide tema vigade ja tema tugevustega ja ma usun, et ka teie armastate oma Tartu poissi, nii et palun teeme siis Raulile ühe suure aplausi. Tarri, Raul Ojamaa! Raul, kas sul on kuidagi natuke raske täna mängida ka? On palju tuttavaid nägusid siin muru peal istumas või kuidas on? Ei ole? Kas siin on inimesi, kes tunnevad Rauli? Vaatame kohe, kas mõni käsi. Kaspar Ainsena. Kuidas see nii siis on läinud? Seal keegi vehib. Seal keegi vehib. Mingi tütarlaps loomulikult. Omal ajal siin ikka on üht-teist ja on ikka käidud. Siin ütleme nii, et siin Piiroli pargis on käidud Leili omas küll, jah, tüdrukutega. On ju? No muidugi on, miks ta ei ole. Kuulge, kellad hakkasid tööma. Kas laseme neil ära heliseda? On ju? Kell sai täpselt 8 ja on. Siis me oleme põhimõtteliselt oma aja ära mänginud, nüüd hakkame koju minema. Ei, hakkame kuhugi minema. Meil on ikkagi, meil tuleb kõik lood ära teha, mis on ära planeeritud, nii et siit teile mõnus keerlemise ja pöörlemise lugu. Nii et vaadake, et sealt nõlva pealt alla kuidagi ei veere selle loo saatel. Katsume kuidagi turvaliselt. On ju, Raul? Siit tuleb. Ahah. Täna ma tunnen ja mõtlen. Homset ei tea, homset ma ette ei mõtle. Täna on hea, täna ma kõrgustes seiklen, suust võitlen, jagan kõike. Täna on kuum, täna on löönamu filmid. Muuda mind enda konsiiliks. Kanna mind tuul, puhu
kuid kohe olen suur aitäh teile! Teie siin ja raun! Aitäh! Aga kuna kell juba lõi ka, et siis me ei hakka siin kõiki neid lugusid, mis meil tegemata on, veel lisaks tegema, aga üks lugu on küll selline, ilma milleta me oma kontserditel kuidagi hakkama ei saa. Jälle lugu, mis on väga palju igasuguseid uusi versioone leidnud ja ka eelmisel aastal ta sai ühe uus versiooni. Aga meie esitame seda lugu ikka niimoodi, nagu me oleme harjunud seda lugu tegema. Ja selle loo, issand, ma kirjutasin, aasta oli siis mingi 2006 või midagi sellist. Ja lugu, mis on kuidagi väga orgaaniliselt sündinud igatahes ja väga kiiresti kirjutatud lugu ja näed, vahest nii ongi, et haara ainult ruttu paber ja pane asjad kirja. Igatahes elu meil selline on, et kõik, mis me teeme, ise mitte. Ringi pidi see kõik käib. Jah, aga suur tänu teile. Meil on andnud väga tore. Ei viitsi seigelda ja joosta seal.
suur tänu teile veel kord ja imekaunist suve! Kohtume!